Hei, tervitused kõigile naistele, kes siia juba vaikselt on jõudnud. Hei, rõõm teid näha. Ja meil on täna nii põnev endal siin olla, sest me tavaliselt ei ole Zoomis niimoodi neljakesi kunagi koos, vaid oleme ükshaaval. Aga nüüd me oleme neljakesi koos samas ruumis ja see on hoopis teine energia. Meil on peaaegu samasugune tunne juba nagu suvel festivalil, kui me oleme festivaliruumis kõik koos ja see energia on selline sädelev ja nagu kerge ja õhuline. Ja tervitus kõigile naistele, kes te siia jõuate ja kes te seda järelvaatate. Mina olen Kristel Treier ja minu kõrval on Lilia, seal edasi on Vivian ja Terri. Ja neljakesi meie oleme siis loonud Naiste Heaolu festivali, aga täna tahame me rääkida sellest, kuidas naisi saab olla liiga palju, sest me oleme kõik oma elus midagi sellist kogenud, kus meid on olnud kas liiga palju või liiga vähe või ükskõik mismoodi, aga meil kõigil on sellised kogemused. Ja tänases webinaris tasub olla lõpuni, sellepärast et lõpus me teeme loosimise, ja natuke enne lõppu, päris varsti me kutsume siia külalise, kes on hästi põnev naine ka. Ühesõnaga, mul on väga suur rõõm seda siin täna sisse juhatada. Ja ma nüüd alustuseks mõtlengi, et me võiksime kõik korraks rääkida, et kuidas see teema, mis on, kas naist on liiga palju või kas naist saab liiga palju olla või kuidas on olla liiga palju. Et meid kõiki oma elus on see kuidagi puudutav. Et mul on mõte, et ma kutsun üles meid kõiki korraks jagama oma elust seda kogemust, kuidas see meiega on olnud. Sest ma olen aru saanud, et see teema tegelikult puudutab kõikide naiste lugusid. Ja Terri, kuidas sinul on olnud sellega oma elust, kui sa korraks jagaksid oma kogemust? Ja aitäh sulle, Kristel, et sa nii toredasti meid siin sisse juhatasid ja nii toredasti meid kannad. Mind see teema väga-väga sügavalt kõnetab, sellepärast, et nagu me kõik tuleme lapsepõlvest, siis minu lapsepõlv möödus üsna sageli sellise tundmisega, et mind on kohati liiga palju. Ja võib-olla sellel hetkel ei olnud see seotud sellega, kas ma olen tüdruk või poiss, aga see oli rohkem seotud sellega näiteks, et mul oli liiga kõva hääl. Ma kuulsin üsna sageli seda, et ole palun vaiksemini, räägi vaiksemini, hoia ennast tagasi. Või see oli seotud, see on kõik, mida ma mäletan, et see oli seotud sellega, et ära ole liiga emotsionaalne või liiga elav. Või siis hoia ennast tagasi oma ideedega ja eriti nendega, mis tunduvad hullumeelsed ja liiga julged. Ja teatud mõttes ma õppisin sellist, ma ikka päris, ütleme, mitukümmend aastat tegelikult õppisin suure hoolega ennast tagasi hoidma. Sest ma tahtsin sobituda, ma tahtsin olla selline aktsepteeritud ja teatud mõttes teistele vastuvõetav naine. Ja ma tahtsin ka tegelikult olla selline hästi neutraalne ja väga hästi sobituv ja hästi senni joogaõpetaja. Ja siis kogu selle protsessi käigus ma ühel hetkel unustasin ära selle, kes ma tegelikult olen. Et minu see loomuomane sära ja kõik tänu sellele läks nagu nii-öelda on hold. Aga jaa, see on minu selline lapsepõlve kogemus ja tegelikult ülejäänud elu siis selline nii-öelda õppimise protsess, panna iseennast nagu tahaplaanile ja õppida olla nii-öelda teistega rohkem ühesugune. Aitäh sulle, Terri, jagamast. Aga Vivian, kuidas sinul selle teemaga on olnud? Hästi. See küsimus üleüldsegi, kui keegi väidab millegi või kellegi kohta, et liiga palju. Minul on väiksest peale on see väide kui selline on tekitanud minus küsimust, et nagu mis mõttes või mis skaalal me räägime või et liiga palju mille jaoks või kelle jaoks või mis mõttes. See on minus tekitanud alati kummastust. Ja
ja see on tekitanud minus ka sellist nagu teatud seda, et nagu tahaks panna käed puusale ja küsida, et ja üldsegi, et kes oled sina, et väita kellegi teise kohta midagi. Ja ma arvan, et mina olen oma elus seda kogenud kõige rohkem, mis puudutab värv. Sellepärast, et mina olen värvide suhtes väga erapoolik. Ja just selliste kirgaste värvide suhtes. Ja siis inimesed, kes eelistavad pigem selliseid hallitonaalsusi, beige-pruun tonaalsusi, siis on mulle seda ette heidetud värviarmastust. Ja siis ma mõtlen, et erinevad inimesed, erinevad eelistused, mina ei heida neile ette seda, et miks nad tahavad ennast nagu halli taha peita. Ja mina ei tunne, et ma tõstan ennast värvidega esile, vaid ma lihtsalt armastan värve ja ma tunnen ennast palju paremini värve kandes. Ja kui teatud vanuses, mõnel see ei lähegi üle vanusega ka, inimesed kannavad väga palju musta, siis minul ei ole kunagi seda musta perioodi olnud. Ja ma võin isegi öelda, et ma mustas pigem tunnen ennast halvasti. Ja sellepärast on mul värvi teemal on mul olnud kõige rohkem. See, mida ma praegu on mul olnud seda, et liiga palju kellegi all. Aitäh sulle, Vivian! Ja enne kui me edasi läheme, siis ma kutsun kõiki, ma vaatan, meil on nii põnevalt palju inimesi siin juba kohal praegu, et ma kutsun kõiki, et meil on siin chat ja ole hea ja ütle chatis, et sa oled kohal või hõikad tere või midagi sellist. Ja kui sind midagi puudutab või sa tunned, et jaa, see oli just oluline mõte, siis anna siin chatis teada või jaga oma küsimusi, sest see on kuidagi nii oluline vahel, kui me mõne küsimuse välja ütleme, et paljudel teistel võib olla ka sellest küsimusest pärast abi ja ma luban, et me lõpus ka vaatame need üle ja vastame neile. Et ma annan edasi Liliale. Lilia, kuidas sinu elus selle teemaga on päriselt? Ja tere kõigile ja mulle lapsepõlvest mind tuli ka liiga palju, et mulle ka öeldi, et ole tasa ja mind niimoodi lihviti, et pandi riidesse, et oleks väga sellised korralikud ja tagasihoidlikud riided ja kogu aeg oli selline võrdlemine teiste lastega. No, mulle ema on õpetajaga, et see on oma selline koolkond, kus kõik peab olema väga korralikud ja vastama nendele sellistele reeglitele. Ja siis, kui ma kasvasin juba suuremaks ja mul tekkisid juba oma ambitsioonid, et midagi saavutada, midagi teha, ja siis ma avastasin, et mind eriti keegi ei kuule. No, et kas sul on kunagi olnud sellist asja, et sa midagi räägid ja sind vaadatakse sellise näoga, nagu, mis asja? Ja seda ma hakkasin väga, mitu korda seda tajusin ja see pani mind mõtlema, et kuidas ma saan rääkida, et mind üldse keegi kuuleb. Ja see tegelikult oli minu selline üks enesearengu koht, kus ma hakkasin ja üks põhjus, miks ma hakkasin häälega ja üldse ja helidega tegelema, sest see on tegelikult üks väga suur osa, nagu Vivian rääkis värvidest, aga hääle kõla, see on väga-väga suur ja tänuväärne koht, millega saab tegeleda ja see on see, kuidas sa oled piisavalt, saad näidata ennast, kes sa sees oled, sinu emotsioone, sinu tundeid ja oma potentsiaali avada on ikka selle, see hääletee on minu oma ja ma arvan, et igaüks saab seda kasutada, igaühel see on olemas. Aitäh sulle, Lilia! Kas pole nii huvitav, kuidas me oleme nii erinevad ja kuidas kõiki meid tegelikult see teema puudutab, et me justkui räägime igaüks oma lugu, aga minu arust samal ajal see on nagu kõigi naiste lugu. Et mina olen kogenud täpselt mõlemat poolt, et mind on olnud liiga palju ja ma olen tundnud ennast nagu nähtamatuna ka, et nagu Lilia ütles, et keegi ei märkagi kuidagi mind.
Ja mul on olnud näiteks mingites koostööprojektides on olnud selline hetk, et kui ma olin noorem, siis ma mõtlesin, et ma siis panustan kogu oma jõu sellesse, mida ma teen. Ja ma olin võimeline tegema ühe õhtuga ära kogu tiimi nagu tööülesanded ja ma tegingi seda. Ja mis te arvate, kas see läks hästi? Ei läinud, see ei meeldinud mitte kellegile ja inimesed olid väga solvunud, et ma tegin nende osa kõik ära, kuigi minu jaoks see oli puhas nagu rõõm ja ma ei pannud isegi kogu oma jõudu mängu. Ja ma sain aru, et mind on liiga palju ja see, mida ma kõike suudan nii-öelda teha, et see ei ole okei. Sest inimesed hakkasid mind tõrjuma, sest nad kartsid, et ma teen nende osa ka ära ja nad ei jõua järele. Ja selles mõttes on näiteks meie festivali korraldamine on olnud väga tore kogemus, sest need imelised naised on lasknud mul täpselt nii palju hullata, nagu ma olen parasjagu jaksanud ja tahtnud. Et me ei ole üksteist alla tõmmanud ega tagasi nagu surunud, vaid just nimelt nagu tõstnud, mis on ka meie naiste festivali üks tegelikult eesmärke. Ja samal ajal ma olen tundnud ka, kuidas ma olen nii-öelda nähtamatu. Et ma tulen ruumi, ma seisan inimeste ees või lähen kuhugile poodi ja mitte keegi ei märka, mitte keegi ei pöördu minu poole. Sellepärast, et ma olen oma jõu ja oma olemuse justkui nii alla surunud, et nagu täiesti miinustesse. Ja loomulikult suhted, naised, kellel on olnud suhetes seda, et mehed ei pea vastu teie nagu suurusele või energiale või armastusele. Et kuidas saab olla armastust liiga palju, aga vahetevahel suhetes nii on. Et see on selline huvitav koht, et ma usun, me kõik oleme naistena seda aeg-ajalt tundnud. Jaa. Et see on väga nagu minu arust selline puudutav teema tõesti. Ma võiks neid lugusid palju rääkida, ma usun me kõik. Aga naised, kuidas teil praegu sellega on? Et ma kutsun kõiki üles siia chatti kirjutama või kui sa kodus järele vaatad, siis mõtle oma ette, et kas sa päriselt täna saad olla see, kes sa päriselt oled? Et kas sa päriselt täna saad kogu oma suurust, kogu oma energiat või jõudu nagu vabalt kasutada, kui sa tahad. Aga kuidas teiega naised on? Kas te täna olete oma suurused ja oma selles väes? See on väga hea küsimus. Ma tunnen iseenda puhul seda, et teatud mõttes nagu naistel käivad enamus protsesse tsüklitena, eks ju, siis ma tunnen ise ka seda, et ka sellisele nagu oma sellisele autentsele ja ehedale väele ligipääs on minul vähemalt toimib ka samamoodi teatud mõttes tsüklitena. Et hoolimata sellest, et ma olen menopausis ja mul ei ole seda tsüklit enam, toimivad minus siiski muud tsüklid, eks ju. Ja ma ikkagi kogen seda, et on hetki, kus mul ei ole nii head ligipääsu ja on hetki, kus on keskmiselt ja on hetki, kus on päris hea ligipääs. Mind tohutult tegelikult on aidanud, toetanud ja väestanud meie naiste heaolu festivali võrratu selline koos loomise naiskond, kus me tuleme esile igaüks oma annetega ja siis, kui üks ei jõua, siis teine kannab või kolmas või neljas ja siis teeme vahepeal midagi vinget koos. Kõigil on suur pulbitsev energia ja siis vahepeal ei ole. No ühesõnaga, see on naiste. Aga kuidas ma olen täna jõudnud selleni, et sellises üldises foonis ma olen kindlasti märksa autentsem kui vanasti. Ma julgen ennast väljendada ka nendes teemades, mille puhul ma vanasti oleks pannud pea liiva alla või kardina taha. Ja asjata ma ei räägi menopausi teemadel julgesti, sest ma usun, et see on tegelikult naiste elus üks superväärikas ja äge uus algus, kus naine saab hakata valima ennast ja teha iseendast oma elu kõik ägedam projekt. Aga kuidas ma üle sain näiteks sellest, mis puudutab seda, et kas minu hääl on liiga tugev? Seda küll, ütleme nii, ma käisin laulujutsides laulmas ja selliseid asju tegin, eks ole, sinna mu hääl nagu siis sobis, eks ole, aga ta ei sobinud teistesse kohtadesse. Aga ühel hetkel, ja ma hakkasin ka häbenema tegelikult oma hääl, sest mulle öeldi, et on liiga kõva hääl. Aga siis ühel hetkel ma hakkasin lihtsalt laulma. Alguses laulsin 20 aastat teistega koos. Päriselt ma laulsin 20 aastat sellises segakooris, mis oli peaaegu pool professionaalne.
ja siis ühel hetkel ma hakkasin üksi laulma ja vot seal toimus minu nagu selline kõrikeskuse tervendusmoment. Hakkasin üksi mantreid laulma, ma hakkasin üksi pilli mängima ja ma hakkasin ka ise komponeerima tegelikult muusikat natukene, väikseid selliseid seiklusi ette võtma. Et see oli üks koht, et ma hakkasin reaalselt lihtsalt tegutsema oma häälega nagu Liiliagi, et see on nagu olnud selline tervendusteekonna osa minu jaoks nagu enda autentse hääle ja olemuse leidmise. Aga ka selline otsus ühendada sellise sisemise julgusega ja minna siis ka nagu peale, kui nagu hirm on, aga minna ja teha ja siis tulla sealt välja võidukana, et see on minu jaoks hästi toitav ka, et isegi kui ma kardan, ma lihtsalt lähen ja teen ja siis pärast vaatan, aga mida ma siis kartsin. See on väga äge, Terri, mis sa jagad. Muide, meie siin ka ei teadnud väga, mina ei teadnud, et Terri muusikat komponeerib. Nii et väga põnevad nagu üllatused tulevad siit juba välja. Aga ma kutsun sind veel kord üles, et kui sa praegu siin oled ja kuulad, et kirjuta, kas sind on täna liiga palju. Kirjuta siia chatti. Et kui kaugel sa sellega oled, et ennast nagu päriselt väljendada. Et see on nii huvitav teada, et kus me oleme endaga täna, vaadata endale sellise pilguga otsa. Et kus sina, Vivian, oled täna? Enne kui ma vastan su küsimusele, ma tahaksin öelda Terri, mina olen kuulnud, mul on olnud au kuulda Territ laulmas ja laulnud seda ka, kui ta on laulnud oma komponeeritud palasid. Ja mina olen Terri häält nii kaua, kui ma olen Territ alati imetlenud, aga ma ei teadnud, et Terril on olnud see etapp, et ta on oma häält häbenenud. Ja ma tean, et need naised, keda ma oma elus isiklikult tean ja keda ma olen imetlenud, et neil kõigil on olnud see, et neil on öeldud, et neid on liiga palju. Ja siis ma mõtlen, et see on nii paradoksaalne, et need, keda me kõige rohkem imetleme, neile kõigile on ikkagi nagu elus just sellega seoses on nagu molje üle. Et see on see, eks nagu see aastatuhandete pikkune kultiveeritud patriarhaat, siis nagu nüüd vaikselt välja tuleme ja kihihaaval siis koorime, et me julgeksime olla. Ja ma arvan, et minul on jõulisemalt toimunud julgus olla koos meditatsioonipraktikatega, kus ma olen jõudnud lähemale iseenda tõele. Ja tänu sellele ma ei vaja niivõrd seda, et see autoriteet, tõe autoriteet on minu sees, et ma ei ole seda pannud kusagile endast välja, et saada validatsiooni kelleltki autoriteedilt endast väljaspool. Ja ma mäletan aastaid tagasi, kui ma kuulsin, keegi ütles seda, et oluline on ainult nende inimeste arvamus sinu kohta, kelle käest sa tegelikult seda arvamust küsiksid. Ehk siis nagu teie käest ma küsin hea meelega ja teie arvamus on mul oluline, aga see, mida arvab keegi suvaline jope, miks ma peaksin laskma nagu ennast morjendada. Ja nii nagu ma olen palju tsiteerinud seda, et I don't care what you think about me, I don't think about you at all, mida ütles ja ikkagi mul on veel segadused, kas Greta Garbo või Coco Chanel või mõlemad. Aga see, et ja see on öeldud minu jaoks, ma ei tea, kuidas nemad seda mõtlesid, seda, et ma ei hooli sellest, mida sina minust mõtled, ma ei mõtle sinust üldse. Et nende puhul oli kindlasti see, et kuna nad olid nii prominentsed figuurid, et siis nende kohta arvajaid oli väga palju, aga me võime arvata, et meie oma eludest ka, kui me muretseme, mida teised meist arvavad. Inimesed on nii hõivatud ise, nagu kõige nende samade, et ei tea, mis ta minust arvab, et me võime olla üsna kindlad, et teised inimesed tegelikult ei ole hõivatud meie kohta mingite hinnakute panemisega, vaid nad on ise enda eludega nii, vähemalt mulle, ma ei eelista midagi. Kuigi vist tänapäeva sotsiaalmeedia nagu hoogustab seda vastupidist. Et
ma arvan, et on nii palju kultiveeritud seda, nagu me peaksime hoolima oma elu elades, oma elu kutset kuulates, oma elu valikut tehes, nagu me peaksime lähtuma kellegi teise arvamusest. See on ju nonsense. Ehk siis praegu ma arvan, et minu julgus olla võrreldes aastate tagusega on kindlasti palju suurem, aga ma ei tea, nagu näiteks 5 või 10 aasta pärast mõtlen, et siis ma olin alles täitsa väikestes. Aga praegu mul on hea meel, et ma lähtun sellest, mis on minu sees, võrreldes sellega, mida keegi valib heaks arvama. Aitäh, Vivian. Ja nagu te teate, naised, siis see võrdlus, et kui Vivian ütles, et ta on liiga väikestes kingades, siis see on... Tal on suured jalad. Tal on suured jalad ja tal on kingapood. Ja, aga aitäh sulle jagamast, Vivian. Aga kus sina, Lilja, täna oled oma olemisega? Ja ma jätkan Viviani teemat, et see võrdlemine tõesti on see number 1, mis hävitab meie nagu sellest olekut ja et see on see koht, kus kaotad oma väge ja seda ma olen väga palju kogenud, kuna olen ka muusik ja et see muusikakoolis on alati selline võrdlemine, üks laulab paremini või mängib paremini ja see on see koht, kus sa kunagi ei saa teha seda ideaalselt, et ikka on keegi, kes teeb seda paremini. Sest ma imestan nii palju sellise tasemega muusikuid, keda ma imetlen ja nii kaua, kui ma vaatasin sellise pilguga, oi, ma ei ole veel selline ja ei ole selline ja isegi kui me 4 siin olema, et ma ei oska näiteks seda teha, mis Kristel oskab või nagu Vivian, et see kohe teeb, ma nutaks hommikust õhtuni, kui ma igapäevaselt seda võrdleks, aga kui ma vaatan selle pilguga, et mina olen see, kes ma olen ja ma toon oma osa siia meie kompotti ja ma võrdlen ennast ainult iseendaga, sellega, milline ma olin aasta tagasi või 2 aastat või mis iganes. Aga see on arusaadav. Ühte asja ma tahtsin oma sellist taipamist, mida ma sain hiljuti, et see on ka üks suur ralli, enese võrdlemine sellega, milline sa oled ennem olnud, sest see enese arengu selline, kuidas seda öelda, see võib olla ka natukene teha liiga, sest mõtledki, et no vot, nüüd ma olen ikka vanem aga varem ma olin saledam, aga nüüd ma ei ole, et ma pean ikka pingutama ja seda tegema ja seda dieeti või tegema trenni. Ja siis ma avastasin ühte valemit, seda ma saan jagada. See on väga lihtne valem, mis on 80 ja 20. Kui sa 80% oled täiuslik, sa võid lubada endale 20% olla lihtsalt laisk, süüa midagi magusat või midagi teha, mingit pätti. Ja kohe, kui ma seda teadvustasin, ma lõdvestusin, okei, ma ei suuda seda nagu oma selle terviseprogrammi teha ideaalselt, aga samas ma teen seda, kui ma luban endale selles lõdvestuda, sest kui ma teen liiga ideaalselt, siis mingil hetkel mul tuleb lihtsalt selline kukkumine ja ma lihtsalt, ma ei tea, söön kõhu täis või mis iganes, et see aitab. Ja veel üks asi, näiteks enne magamaminekut või hommikul ärgates, vahepeal ma teen nii, et ma endale teen selliseid nagu manifestatsioone, okei, ma olen terve, ilus, sale, õnnelik, rikas ja veel ma olen nõrk. Ma luban endale olla nõrk ja alistuda selles tundes, et
Need on minu viimased avastused. Fantastiline. Aitäh sulle, Lilia. Panite tähele, naised, siin oli täiesti valem olemas. 80-20 ja mina küll võtan selle valemi. Ja see on nagu selline super head nagu minu arust nõuanded, et ma ei tea, kes tundis, et need nõuanded võiks olla talle ka kasulikud, et anna kuskil siin chatis märku, kirjuta jah või midagi. Et meie räägime edasi ja no mina täna tunnen, et ma ei ole nagu täielikult 100% täiega mina, sest ma ikkagi otsin seda oma teed ja ma arvan, et see ongi nagu okei, et otsida. Ja otsin nagu seda enda päris nagu seda ka, seda suurust taga, aga ma arvan, ma olen üks 80% enda sellest täna vastu võtnud, enda olemusest ja ma elan seda. Aga näiteks just praegu ma avastasin, et mul on liiga suur dekoltee. Ja Mille? Just nimelt liiga suur mille jaoks. Ma mõtlesin ka, et mis siis ikka juhtub, kui mu rinnad siit vahepealt või see punane pesu välja paistab, et tegelikult ei juhtu ju midagi ja sotsiaalmeedia blokeerib ka sind alles siis ära, kui nibud on näha. Aga rääkida nibudest võib ka? Rääkida, ma arvan, võib ja. Aga mis ma tahtsin öelda, et ma olen huvitaval kombel selleni jõudnud, et vanus on üks tohutu kingitus. Ja vanusega nagu saabudes olen ma jõudnud selleni, et on okei olla nagu täpselt nii suur või nii väike, kui ma parasjagu olla tahan. Ja ma ikka mäletan kunagi ja minevikust, et ma arvasin, et kui ma nagu olen kuidagi liiga naiselik või panen selga mingid liiga sellised riided või siis mind ei võeta tõsiselt, näiteks ettevõtluses või äris ja siis ma ei saa piisavalt raha ju oma töö tulemusena nii-öelda. Siis ma arvasin, ma olen kogenud seda, mis ma arvasin, ma olen kogenud, kuidas mehed ära põgenevad, kui näiteks lähed nagu sinna seksuaalvahekorda niimoodi, nagu sa tahaksid, nagu täiega. Juhu! Ja siis mehed on niimoodi, et oot, võtame nüüd natukene tagasi. Või mõni lihtsalt kustutab su numbri ära. Aga selle vastu aitab see, kui sa leiad oma inimesed, et oma inimesed ja varem või hiljem sa nad leiad, aga sa ei leia neid enne, kui sa ise julged nagu ennast elada nii-öelda. Ja selles mõttes on meie festival on olnud hea koht, mitte ainult meie jaoks, aga ma tean, sealt on paljud naised leidnud nad oma inimesed. Et võib-olla mitte seksuaalsuhte jaoks, siis mehi sealt ei leia nii palju, aga just neid nagu inimesi, kellega jagada. Ja see, kui on kellegiga jagada, on tohutu väärtus. Aga siin kohas ma tahaksin kutsuda siia nüüd ühe naise, kes on selline äge naine, kes minu jaoks täna on täiesti see naine, kes ma vaatan tema videot, ma vaatan tema olemist, kui vabalt, kui ägedalt ta on tema ise. Võib-olla päriselt ei ole, ma ei tea, aga mulle jääb selline mulje. Ja nüüd ma kutsun siia ühe naise ja küsin tema käest, meie tänase üllatuskülalise käest, et Krista Lensin, sa oled siin, tere tulemast meile siia laivi. Tere tulemast, kas te kuulete mind? Ja me kuuleme siin. Okei, tere, ma kuulsin su ilusaid sõnu, aitäh, ma luban sulle, et ma juba ammu olen täpselt see, kes ma olen, et enam neid maske ei kanna ja see aeg mu elust on möödas, nii et kõik, mis sa näed, on päris. Nüüd ma ei kuule teid vist hästi. Kas te kuulete? Krista, aga nii, et sa ütled, et sina oled täna see, kes sa oled, aga kuidas sa selleni oled jõudnud? Sul on ju ka nii põnev teekond selja taga, et kas sa tahaks midagi jagada sellest? Ma ei tea, ma arvan, et üks päev sa lihtsalt enam ei jaksa seda tsirkust kaasa teha ja kui sa oled nagu korduvalt käpuli ja ma ei tea, põrunud või saanud haiget nii eraelus kui ka tegelikult ütleme sellises karjäärivaldkonnas ja jälle pead tõusma, siis ühel päeval lihtsalt enam ei viitsi olla keegi teine või lihtsalt ongi see tunne, et fuck it, nüüd läheb nii nagu läheb. Mina olen see, kes ma olen, kellel ma meeldin, see jääb, kellel ei meeldi, see läheb. Ja kuidagi see selline naine minus on nii püsti kui püsti, et ma nagu hästi julgen olla kogu aeg päris mina. Ja mulle väga meeldib see vanus, kus ma olen jõudnud, see tuli mulle väga karmilt. Kõik, kes võib-olla menopausiga on kokku puutunud, teavad, kui raskus on nagu väga raske algus on. Aga kui sa sellest korra üle saad, siis on nii savi ja tegelikult elu on nagu lill,
et mul on nagu täiesti uus hingamine, uus õitsemine selle koha pealt, et vot nüüd ma alles elan, nüüd ma alles päriselt elan iseendale ja iseennast panen kogu aeg number 1 ja kui mulle miski ei meeldi, siis mulle õudselt meeldib öelda lihtsalt ei, ma ei taha, mulle ei meeldi, mulle ei sobi. Ma teen täpselt seda, ainult seda, mis mulle meeldib. Ma olen aus iseendaga. Seda on nagu tõeline rõõm kuulda ja minu arust vaadake naised Kristat, temast õhkub kohe seda, et ta mitte ainult ei räägi seda, vaid nagu meie oleme kõik näinud, et ta elab seda ja hästi äge on, et Krista ütles ühele ettepanekule jah ja ta ütles ettepanekule jah tulla meie naiste festivalile esinema. Et seal sa räägid ka oma lugu, aga kui sa korraks meenutad eelmise aasta festivali, kus sa ka kohal olid, et võib-olla on põnev jagada, et mida sa seal kogesid, et ma tunnen, et sul oli seal me saime sinuga tuttavaks ja me nägime kõik, kuidas sa seal nagu nii ägedalt iseendana nagu ringi lehvisid, et kas sa tahaks korraks jagada seda tunnet? Ja ma võin vabalt jagada, sellepärast, et eelmisel aastal ma olin päris mitmel festivalil ja kus arenesin ise, kus osalesin tööalaselt, kus olin lihtsalt vaatlejana. No see teie festival, see oli ebareaalne. Ma olin nagu puuga pähe saanud, minu arust kõik, mis seal toimus, oli nii äge. See on tõesti, kes ei ole käinud, ma kutsun kõiki üles, tulge kohale, see oli vapustalt äge. Mulle väga-väga meeldis äkki see, et seal olidki ainult naised. Ta oli väga kaugel mingist, ma ei tea, hingame ennast taevasse ja teeme kukku-mukku ja ma ei tea, mingi tantra, šmarta, seal oli päris asi, seal olid päris teemad, seal oli, sul oli võimalik nagu kuulata kedagi, kes on sinust targem või midagi läbi elanud. Sul oli võimalus areneda nii hääleliselt, Liili, sina tegid oma häälekooli, sina rääkisid kalliks, et te kõik rääkisite endast, aga tamas te rääkisite nii, nagu sa juba enne ütlesid, te rääkisite kõik oma kõikidest naistest. Kõik see, mis ma seal kogesin, oli imeline, seal oli tantsimist, seal oli keha liigutamisi, seal oli pööraseid hetki, seal oli kõike, seal oli ka ju see kongide öö, seal oli ka väga huvitavad vestlusringid, et mul isegi oli natuke kogu aeg kahju, et see programm oli nii teha, ma oleks tahtnud kõigest osa saada, et kui see programm on väljas, siis tehke endale juba eos selgeks, mis teid päriselt huvitab, sest sa ei jõua kõike seal võtta, aga kuramus, see kõik on seal nii äge, et te olete ise nii ägedad ja mul on suur au tulla teile sinna esinema, sellepärast et see oli just see festival, kus iga naine peaks olema. Ja see on just see festival, kus sa saad olla täpselt sina ise, et kõik see, mis te ka eelnevalt siin rääkisite, et ei ole seal ühtegi pilku või nõudlust, ole täpselt selline, tule või poolpaljalt või pane selga kõige uhkem kleit, aga sina oled seal naine ja kõik sinu ümber tunnustavad sind kui naist ja see on minu arust tohutult suur asi, mida te täna teete, nii et mul on väga suur au tulla küll rääkima väga tõsisel teemal. Aga mis siis? Mina olen püsti ja võib-olla ma olengi see elav tõestus sellest, et fuck it, kõik läheb mööda. Et väga-väga suured kiidusõnad teile, tüdrukud. Aitäh sulle, Krista, see on nii äge, ma tunnen sinust seda eelmise aasta festivali energiat praegu õhkumas, et see on tõeliselt äge, aga ma ei tea, kas keegi tahab teada meie selle aasta esinejaid, et kui keegi tahab teada, siis öelge sinna chati, et te tahate teada, aga seni, sest meil on sellel aastal ju uusi esinejaid lisaks Kristale veel. Aga Krista, kas sa tahaks korraks jagada ka naistele, et mis on võib-olla sinu poolt mõni soovitus, et kuidas julgeda rohkem olla nagu sina ise selles oma suuruses või selles täiega olemises? Või et kuidas, mis sa soovitad? Soovitamise peale ma pean natuke mõtlema sellepärast, et eks see tuleb kõik elukogemusest ja võib-olla sellest inimene ehk kui on selline tugev inimene nagu mina, siis ta lõpuks väsib ära sellest, et olla õnnetu, kurb ja saada haiget ja lasta endale liiga teha. Ja kui sa sellest üht päeva ära väsid, võt siis hakkab tegelikult asjad juhtuma sa elus. Sa lihtsalt tõused, ajad oma selja sirgu ja vaatad kõigile otsa ja ütled täpselt seda, mis sa mõtled ja tunned, et võt see julgus endas üles leida, olla päriselt kohal. See kohalolu, millest kõik räägivad, mis tundus mulle mingitel eluaastatel nii tüütu teema, oh my god, ole kohal. No kuramas, ma ei olnud üldse kohal, ma olin igal pool ja ma ei olnud mitte kunagi seal, kus ma olema pidin, et ma mäletan isegi hetk oma elust,
küll korraks kõrvalpõige, aga näiteks kuskil reisil, et ma olen kuskil imeilusas näiteks Tai rannas ja siis ma mõtlen seal, okei, järgmine aasta ma lähen kuhugi mujale, see oli väga tüüpiline mina, plaanid, kogu aeg mingisugused asjad tulevikus. Täna ma olen pigem stopin selles kohas, kus ma olen, ma hingan sisse-välja, ma võtan selle, mis mu ümber on. Ja kui sa selle enda sisse saad, siis sa tegelikult paned tähele, et su ümber hakkavad olema toetavad inimesed, kes sind armastavad, sul hakkavad ümber olema äkitselt päriselt need, kellega sa tahad koos olla, kelle käest sa saad need tiivad. Vaata, me alati ütleme, me tahame tiibasid või anna mulle tiivad. Sa hakkad ennast ümbritsema nende inimestega, kes ei tiri sind enam alla, sest sind ei saa enam alla tõsta. Ja võt siis läheb see nina ja selg sirgu ja silmad särama ja sa naudid seda elu. Ma olen nii ägedas kohas täna. Ja uskuge mind, see asi, millest ma tegelikult rääkima hakkan, see oli nii kohutav ja ma olin nii tuksis, et isegi minu väga lähedased tegelikult ei teadnud, kui hull oli see seis, milles ma tegelikult 1,5 aastat vedelesin ja ma ei saanud sealt püsti, aga kui läbi tulla ja ma mõtlen, sellepärast ma tahangi läbipõlemisest väga tulla rääkima, et ma olen täiesti veendunud, neid inimesi on tuhandeid, nad võib-olla ei pane tähelegi või nad samamoodi nagu mina leiavad endale vabandused, et okei, ma teen selle asja veel ära, siis ma puhkan. Ja võt see on see kõige suurem oht, et selle eest ma tulengi naisi hoiatama, et ärge pisendage ennast ja oma tundeid, sest et meie kõhutunne on nii tugev. Kui sul on juba kehva, siis sul on päriselt kehva. Et kõik sellised asjad, võt, mis mul praegu, mul tuleb nii palju juttu, aga ma räägin sellest kõigest pikemalt siis, kui ma päriselt kohal olen. Väga ootan festivali ja väga ootan neid vahvaid naisi, kes sinna kohale tulevad. Suur aitäh sulle, Krista. Et kui kellelgi on Kristale praegu kohe mõni küsimus, siis sa võid chati kirjutada aga ma vaatan, et mitu inimest tahtis teada, kes meil veel esinemas on, et naised, kas ütleme? No, meil on tulemas võrratu inspireeriv naine Kristiina Ehi, kes siis oma sellise julge loominguga ja samas sellise ülimalt naiseliku natuuriga minu meelest esindab nagu sellist paradoksaalselt ülimalt mitmekülgset karakterit. Teised võivad nimetada. Meile tuleb Aveoja, kellega ilmselt on inimesed teavad teda tiimist Maria Kallas ja tema on üsna hiljuti tegelikult saanud kontakti oma hääleväega ja ta on sellel teekonnal praegu tohutult kirglik ja ta tuleb tegema hääletöötuba sellepärast, et ta usub, et meis kõigis on see häälevägi olemas. Ja hiljuti ma rääkisin temaga ja see, kuidas ta rääkis, et tema juurde on tulnud naised, kes on samamoodi kas oma häält häbenenud, kes on teadnud, et nad laulda ei oska, kes on teadnud, et neil häält ei ole. No, igasuguseid teadmisi on meil elu jooksul kogunenud, eks ole. Ja et kuidas siis nad on, ja nad ütlesid, et aga neil on olnud unistus näiteks anda kontsert. Siis ta just rääkis, kuidas paaril tema õpilased, et neil oli see unistus ja et nende see unistus täitus ja tal olid just värsked emotsioonid ja seda kõik oli nii imeline kuulda. Et siis mul on väga hea meel, et seal festivali te saate tema töötuba kogeda. Mul on väga hea meel, et see aasta meil Aveoja teeb seda hääletöötuba, kuna ma tegin eelmisel aastal ja tahaks ka seal käia. Ja mina see aasta pühendun kõik oma energia sellele õhtusele kontserdile ja kongiööle ja sellel kontserdil meil esineb imeline laulja Anna Lutsenko, kes tuleb Soomest ja temal on selline ingelik eriline hääl ja minu armas kolleeg Deniss Vinogradov, me teeme 3 kontserti ja selle festivali jaoks meil tulevad erilised sellised maagilised laulud, meil tulevad veel lõviväravad ja perseiidide see tähesaju kõik nähtused, jah, et
Nagu ikka kõik väga, väga maagiline õhtu ja öö meil tuleb ja tulevad ka kongimängijad, kes toetavad seda kongiööd, et meil tuleb terve kamp seal. Meil on tõesti nii, nagu Krista ütles, et meil on neid esinejaid nagu tegelikult palju ja ma võin öelda, et meil on eraldi tantsutelk, kus meil on osad töötoad ja üks minu lemmikutest, Berit, tuleb tegema naiseliku tantsu, idamaise tantsu, sellist või loodusega kooskõlas tantsu. Ma päris täpselt ei tea, millist töötuba, ma ei mäleta lihtsalt, aga ma tean, et kõik Beriti töötoad on imelised. Siis tantsutelgis tuleb meil üks noor tantsuõpetaja Johanna, kes tuleb täitsa ägedat ja kirglikku uut tantsustiili õpetama, aga ta lubas, et see sobib kõigile algajatele ka, et ta paneb selle nii kokku ja see kirg, mis sealt tuleb, on väga äge. Ja siis meil tuleb üks imeline Tatjana tegema Tai Chi töötuba, mis on eriline selline liikumine loodusega kooskõlas. Ja võib-olla tuleb tantsutelgis veel midagi üllatuseks. Võib-olla isegi mina tulen ja Maria Paidar tuleb tantsutelgis tegema ühte väga maagilist sellist töötuba, kus tõesti saab jõuda oma selliste nagu sisemiste takistusteni. Nii et kui on soovi neist takistustest läbi minna, siis ma soovitan seda töötuba. Ja meil on veel töötubasid mõisasaalist tulemas. Kas te mainiksite korraks veel? Meil on tulemas Kristina Ude rääkima või viima läbi töötuba naise sellise sisemise jõuallika emaka teadvuse käivitamisest koos siis praktiliste nõuannetega, kuidas seda päriselt siis ka oma elus kasutada ja teha. Ja Terri räägib loomulikult sellest, kuidas selle menopausi eaga hakkama saada ja mis sealt nagu võtta nii, et see muutuks kingituseks meile. Nii, mul on hästi oluline see, et minu selline südamesoov on tegelikult need menopausiga seotud kollijutud ja müüdid nagu kummutada, sest ma tunnen, et on liiga suur hirmufoon ka naistes seoses selle ülemineku eaga. Aga pikemalt me räägime sellest siis juba 9.10. augustil. Ja meil tuleb ka üks mees seekord esinema, on nii? Ja täna ma sain sõna. Sergei Saadi tuleb rääkima siis ka töötuba tegema naiste heaolu väga olulisel teemal, mis praegu jääb veel saladuseks. Ja kui teil on mingeid ideid või ootusi, mida naiste tervises te tahaksite meie festivalil kuulda Sergei Saadilt, kes on siis ennetuskliiniku eestvedaja ja tegelikult sellise, kuidas öelda, klassikalise arstiharidusega samal ajal nagu ennetusele keskendunud arst, siis te võite julgesti sinna chati ka kirjutada, missugused teemad teid huvitavad rohkem. Kas huvitab, ma ei tea, kas huvitab toitumise teemad, insuliiniresistentsus või näiteks, et kuidas vabaneda kõhurasvast. Ja loomulikult naiste festival ei saa ilma iluprotseduurideta läbi, nii et meile tuleb töötuba läbi viima ka imeline Mailis Kivistik, kes teeb meile näojooga harjutusi, mis on tegelikult selline nagu looduslik botox. Nii et kõik süstid võib peale seda ära jätta ja saab omale tõstetud ja hoopis teistsuguse ilusama, siis veelgi ilusama välimuse selle abil, nende harjutuste abil. Ja võib-olla on kedagi veel, keda me unustasime mainida. Meie imekaamist ja juba oma olemuses julge olemist kehastavat Vivian Punti, kes siis inspiratsioonitelgis tuleb süstima meisse seda tuumaenergiat, millest ta pakatab. Ja lisaks selle tuumaenergiale, sest et ma räägin sellest teemat, et mida me siis tegelikult kardame, et kas me kardame, sageli arvatakse, et me kardame olla ebapiisavad, et ma ei ole piisavalt piisavalt ilus, piisavalt tark, piisavalt sale, piisavalt ei ole mul häält, piisavalt kõik see. Aga mind on väga paelunud see, et nende pinnavirvenduste all, kui on uuritud, et mida inimesed tegelikult kardavad, et siis see hirm
on vastu võtta omaenda tõeline vägi ja sära. Ja see võib olla seotud sellega, et aegade jooksul on sellised inimesed, riidale ära, nagu ühesõnaga erinevat moodi surma saadud, kui sa oled olnud oma säras ja väes. Aga ehk siis ma kutsun seal festivalil kõiki üles ise enda sisse kaevama, et mis on minu enda kõige suurem hirm, kas ma kardan olla ebapiisav või ma tegelikult kardan elada oma säras ja väes ja tõeliselt vastu võtta oma elukutse, sest et minu arust ka see sõna eesti keeles elukutse, et seda kasutatakse selles väga triviaalses tähenduses, Tisler-Teller, nagu selles tähenduses, aga elukutse selle sõna selles ülendavas tähenduses, kas seda me julgeme elada? See on minu festivali teema. Ja lisaks esineb meil veel. Aga ma tahan öelda veel seda, et meil on enne, kui meil on imeline kontsert, on meil ju loomulikult tantsurännak, sest minule väga meeldib tantsida ja ma olen väga rõõmus, et seal, et meil on tantsurännak ja maailmamuusikast inspireeritud muusikat mängib DJ Savi. Ehk siis DJ Missavi. Ja seal saab tantsida nende iidsete pärnade all ja kui me enne rääkisime sellest, et kust saad tiivad, siis seal hatu iidsete pärnade all on ka väga tiivustav draakoni. Ja mina alati tunnen seda, et seal tantsides sa saad enda. Ja ma tahtsin rääkida veel ühest erilisest esinejast, keda ma eelmisel aastal ma vaatasin tema esinemist ja ma lihtsalt olin šokis, et meil festivalil on selline esineja, keda ma näen kuskil suurel laval, kuskil Ameerikas nagu inspireerimis kõneleja. See oli tõesti, minu jaoks oli suur üllatus ja eelmisel aastal ta oli maagiline naine, aga see aasta ta on loojatar. Et kuidas siis meie kallil Kristelil see teekond niimoodi ühe aastaga tulnud maagilisest naisest loojatarini? Ja tõesti, eelmine aasta ma rääkisin oma lugu maagilise naisena, aga sellel aastal ma tahan rääkida, kuidas maagilisest naisest võib saada loojatar ja loojatar on minu jaoks keegi, kes nagu teeb selle oma maagia teoks, selle oma hingekutse, päriselt elab seda ja leiab oma elus selle tähendusrikkuse. Sest mulle tundub, et mida aastad edasi, seda olulisemaks muutub see, et sul elus ei ole mitte ainult autod ja mehed ja suhted ja kleidid, vaid su elus on vaja tähendusrikkust. Ja seda tähendusrikkuse leidmist ja kuidas seda päriselt ka elada, sellest räägingi. Aga aitäh, Vilja, selle sissejuhatuse eest! Ja nüüd mul on tõesti, ma tänan kõiki, kes seda kuulasid meie festivali juttu ja Kristale on siin paar küsimust, aga enne seda ma küsin, kes tahaks selle festivali piletit, et loosime välja täna 3 piletit sõbrannaga festivalile ja selleks, et loosimises osaleda, kirjuta siia chatti praegu kohe mina, ma tahan, ükskõik mida. Nii et pane kirja ja kohe hakkame loosima, anname väikse aja nagu kirjutamiseks ja senikaua palume Kristat vastata, et mis on esimene märk läbi põlemisest, mis on väga hea küsimus. No on väga hea küsimus, kas ma nüüd oskan sellele praegu niimoodi vastata, sest ega me neid märke ju tähele ei pane. See ongi selle läbipõlemise suurim probleem. Kui me paneks märke tähele, siis me oleksime võib-olla palju varem juba kuskil abi palumas, aga minu jaoks oli... Eks see hakkab ikkagi sellest, et sul kuhjuvad kõik asjad ja sinna otsa tuleb see, et sa ei tunnista endale probleeme, sest et üks päev veel, nagu ütleme sõjaväes või kuskil sõjas on alati see, et üks päev veel, üks inimene veel päästa, siis selles läbipõlemise suurim oht on see, et sa lükkad see üks päev veel edasi otsust teha stopp. Ja see on ohtlik, see võib olla lausa eluohtlik. Eelkõige on see vaimselt väga
ohtlik, et noh, ütleme väikse vihjena nendel, kes täna siin on, et ikkagi, kui te kujutate ette minusugust inimest, kes likas 1,5 aastat ei saa toast välja, sest tal on selline tunne, et tal ei ole väljaspool oma kodust mitte midagi teha ja mitte kellelegi mitte midagi öelda, sest mu aju on nii tühi, et see on väga ohtlik ja mul vedas, et ma tulin sealt tagasi, on inimesi, kes sealt ei tulegi tagasi, et selline enda see arusaamine sellest, et mul ei ole asjad hästi ja see alati ei tähenda seda, et sa oled, ütleme, see on see üldine väsimus, ma olen ise väsinud, mu aju on väsinud, võib-olla esimene tundusmärk minu jaoks oli see, et mul ei mahtunud aju enam mitte midagi, mu aju oli täis. Mu aju oli nii täis, et ma lihtsalt ei saanud enam aru, kus need olles väga multifunktsionaalne inimene, ma ei suutnud enam asju hakata nagu isegi mitte korraga rääkima, et ükshaaval ära tegema, et mu aju oli täis. Et kui sa tunned, et kõike on liiga palju, siis tuleb teha stopp ja mõelda, kas see on nüüd vaimne probleem, kas sa hakkad liikuma depressiooni või on see seotud tegelikult põhiliselt sinu tööga, need magamata ööd ja kõik, et kus sa omadega oled. Et siis nagu pöörduda kas või alguses arsti juurde, et see oleks võib-olla selline tunne ära see koht. Väga hea, aitäh sulle, see oli minu arust väga hea kirjeldus ja mulle meeldis eriti see, et kui nagu see aju on täis, et nagu kõvaketas oleks nagu täis mõnes mõttes. Jaa, aga nüüd ma paluksin Krista abi selle loosimise osas, et Krista, kas sa ütleksid meile, nüüd on nii, et 3, 2, 1 ja Krista, kas sa ütleksid meile ühe numbri? 7. Väga hea. Kas ülevalt või alt? Teeme alt üles siis nagu 7, jah? Aga me saame teha mõlemad ülevalt 7. Nii, aga ütle veel 2 numbri või tähendab, ütle veel 1 number. Jah, teeme siis 2. Nii, 7 teeme ülevalt ja alt ja teeme siis 2 ka ülevalt ja alt, loosime 4. Okei. Ja nii hästi nüüd läkski. Ja 4 passi sõbrannaga. Nii, Wow. ja nüüd, kas te naised, ma hakkan kohe lugema nimesid ja kas naised, mida te tahaksite lõpetuseks näiteks soovitada või öelda veel, et ma annan korraks kõigile järjest sõnasid Terrile. Terri äkki räägib nii kaua, kui ma loen. Ja minu meelest, kui me siin omavahel arutlesime seda, kuidas ühiskondlikus plaanis kuidagi on tavaline see, et inimeste või no ma ei taha öelda inimeste, ainult meeste poolt, aga üleüldiselt, et kus kohast tuleb see tendents, et naised ei või olla nagu päris need, kes nad on, et nad peaksid kuidagi mingite reeglite järgi rohkem sobituma. Ja mina tunnen seda, et see julgus olla, see naiste julgus olla ja nüüd on hästi radikaalne julgus päästab maailma, sest siis toovad naised ja eriti sedasi kokku tulles ühtsesse nagu teadvusruumi, ühtsesse südameruumi, mis tegelikult ongi nagu meie festivali selline nagu läbiv tee ja selles ühiselt loodud südameruumis vibreerime neid kvaliteete, mis on naisenergiale omased, mis tähendab koostööd, mis tähendab kaasamist, mis tähendab jagamist, mis tähendab toetamist. Ja mina tunnen seda, et kui naised julgevad olla naised, siis muutub maailm pisut paremaks, sest saab kultiveeritud seda siis rohkem seda naisenergiat. Aga see eeldab meist julgust olla. Julgust olla ise, julgust olla selles faasis või eluetapis, kus sa parasjagu oled. Ja mina tunnen, et minu jaoks on mega oluline olla üks ja särav naine. Aitäh sulle, Terri. Ja enne kui ma neid võitjaid hakkan ette lugema, siis ma tahan öelda seda, et kes täna ei võitnud seda piletit, siis meil tegelikult, ma mõtlen, me võiksime teha hea pakkumise kõigile, kes seda vaatavad ja kes võib-olla ei võitnud. Mis te arvate, naised? Sest mulle tundub, et praegu, kes me siin kõik koos oleme, kes hõikasid, et jaa, et no ma tahaks teid kõiki näha festivalil. Nii et teeme pärast kõigile, kes ka ei võitnud ühe hea pakkumise. Ja meili teel. Ja meili teel, võib-olla ütleme siin samas ka välja. Vaatame.
Aga Vivian, mida sina lõpetuseks lisaksid? Lisaks Terri väga kaunilt väljendatud mõttele. Ma kogesin esmaspäeval orkaani sõna selles otseses mõttes. Ja ma nutma ei praegu hakata, nutta tuleb ka julgeda. Ja see oli selles mõttes, see oli väga emotsionaalne kogemus just, et see orkaan läbis ühte erakordselt idüllilist liita ja ma sain ja see oli väga nagu humbling, ikkagi eesti keeles ei ole seda väga head sõna, sest et see tegi nagu alandlikuks selles mõttes, et kui oluline on hinnata seda, mis meil just praegu on, sest kui kiiresti kõik võib muutuda. Ja kui oluline on väljendada oma tänu inimestele, kellega me oleme koos ja mitte mõelda, et homme ütlen. Sest et võib-olla seda homme ei näe teda enam. Ja sellepärast, et see, kui kiiresti asjaolud võivad muutuda, me kunagi ette ei tea. Ja sellepärast on just see, et sa julged elada iga päev ja elada oma tõde. See sai ikkagi nagu kontrastide võlu on selle asjani, et läbi kontrastide me õpime ja kogeme ja õpime väärtustama ja ma olen selles mõttes, ma olen sellele orkaanile väga tänulik, et jällegi asjad said nagu veel mitme kraadi võrra minu enda jaoks kristalliseerusid minu enda sees selgemaks. Ja ma olen väga tänulik, et siis naastes Eestisse ja siin niimoodi armastavasse, toetavate naiste rüppe. Et kui kaunis on elu ja kui oluline on seda hinnata. Tulge hästi oli. Aitäh sulle, Vivian Kollis. Kui me lõpetame ära, me kohe kallistame sind. Ja siis ma just, kas meie viimasel kohtumisel, siis ma sain teada seda, kui oluline on, kas me rääkisime pisarate volum? Või oli see mingis teises seltskond? Rääkisime. Et kui pisarad tahavad voolata, kui oluline on see, et lasta neil voolata ja tuhtlutada siit ära, et issand, mis mu ripsmedus. Sellepärast, et see, milliseid signaale saab keha, kui pisarad jõuavad natuke kaugemale, kui siia ainult pisarnab närv. Et see on väga oluline. Nii et julgege nutta ka. Lisaks olla julge pisarad. Jaa, aitäh. Aitäh, Vivian, ja ma midagi sarnast võib-olla lisan Viviani sõnumile, et need orkaanid ja meil elus ka mitte füüsiliselt, igapäevaselt juhtuvad need tormid ja orkaanid ja mis iganes sellised situatsioonid, mida me ei saa üldse mõjutada. Ja minu meelest üks ainuke asi, mida me saame kuidagi mõjutada, on oma seisund. Seda nimetatakse vibratsioonid, kõrged, madalad, seda on väga raske niimoodi mõõta, aga ma arvan, et igaüks
saab aru sellest, et kui sul on hea olla või kui ei ole hea olla, et proovida igal juhul hoida seda seisundit ja kiirgata seda ka oma lähedastele ja siis nad kiirgavad teistele inimestele ja nii me saamegi maailma mitte võib-olla päästa, aga teha ilusamaks ja õnnelikumaks. Tulge festivalile. Aitäh sulle, Lilia. Aga 4 naist saavad nüüd koos sõbrannaga tulla täiesti tasuta piletiga festivalile ja ma loen ette need nimed ja ma palun, et pärast kirjutage meile e-mailile. Kirjutage see, kus see link oli sinna reply'ga vastuseks, sest et siin ei ole meil rohkem teie andmeid, et ise ühendust võtta, et võtta kindlasti ise ühendust ja siis me täpsustame, kuidas sa selle kätte saad festivali ajal. Aga kõigepealt naine, kelle nimi siin Zoomis on Katrin's iPad. Maia ja Maia ehk siis 2 erinevat Maiat võitsid mõlemad festivali passi sõbrannale. Nii et Maiad, palun kirjutage meile. Ja Krista nimekaim Krista võitis samuti, nii et sul oli tõesti põhjust tänada Kristat selle numbri eest, nii et Krista, sa oled koos sõbrannaga oodatud festivalile ja kirjuta meile sellest. Aga kõigile teistele meil on tegelikult kodulehel www.naistefestival.ee on meil üleval erinevad piletivariandid, saab tulla 1 päevaks, 2 päevaks, saab tulla koos sõbrannaga ja seal need piletid on tegelikult selle hinnaga kuni pööripäevani, siis nad lähevad kallimaks. Aga me teeme teile siin, kes te olete, ühe hea pakkumise. Ma ei tea, mis see võiks olla. Mis te arvate, naised? Me ei ole seda ette välja mõelnud, aga tundus, et tuleks välja mõelda. Teeme, Kristel. Teeme. Ja. Vastus on jah. Nii et jah, saadame selle meili peale siis. Või ütleme kohe välja. Aga mis see on? Nii, teeme nii, mul on selline mõte, et 25 tundub hästi ilus aastanumber praegu. Teeme 25% soodsama pileti. Kuni pööripäevani. Jah, kuni pööripäevani. Sellest, mis on kodulehel. Jah, sellest, mis on kodulehel. Aga selleks peab kirjutama. Selleks peab kirjutama. Ja, kirjuta meile. Ja, kellele seda pakkuda. Ja, kirjuta meile, et sa tahad seda piletit ja me saadame selle sulle 25% soodsamalt ja kodulehel hinnast. Ja mul on ka idee veel pakkuda välja, et need, kes nüüd võitsid, need panevad rahad kokku, ostavad 3. sõbrannale pileti, et siis on õige. Väga hea mõte, sest 3 on veel parem tulla kui 2. Aitäh sulle, Krista, ja aitäh kõigile ägedatele naistele, kes siin praegu kohal olid. Et mina tundsin, et juba siin oli nii mõnus koos olemise energia ja ma tõesti ootan põnevusega seda festivali, kus ma luban, et me kõigil on võimalik olla, kas nutta või naerda või nii, kuidas sa ise tahad. Et ja, me teeme omalt poolt kõik, et seal oleks see julge olla, mida me festivalile pealkirjaks panime sees. Ja, oma ehetuses. Oma ehetuses ja mul on hea meel, kui sa kirjutad siia veel chati, mida sa siit kaasa võtsid või mis on see üks mõte, mis sind täna kõnetas. Et seda oleks väga-väga põnev teada, et see annab meile ka väga palju tagasisidet, et see oleks väga oluline. Ja, kuidas meil läks, naised? Nii äge. Krista, kuidas meil läks? Väga hästi läks, te olete väga imelised ja te teete väga õiget asja ja see kooslus, mis teie vahel on tekkinud, see energia, see tiivustab kõiki naisi ehk just julgema olla ja tulla ja võtta siis koha pealt kõik, mis te pakute. Nii et naised, ärge jumala eest, ärge sellest imelisest sündmusest nüüd küll kõrvale jääge, see oleks küll täielik patt. Siis on ju suvi täitsa raisatud. Aitäh sulle, Krista. Suur aitäh ja ilusat päeva sulle ja kohtumiseni, kui mitte enne, siis festivalil. Ja kohtumiseni festivalil ja kohtumiseni kõik ägedad naised, tulge kohale. Tšau! Tšau! Ja tuletame meelde, et see festival toimub millal? Festival toimub! Me oleme head reklaami, et keegi ei ütle kuupäeva. Ja kus? Festival toimub 9.–10. augustini imelises Hatu mõisas
mis on Tallinnast umbes 45 minutit. 45 minutit ja mis on Terri kuningriik. Kuhu ma kõiki teid ootan suu hea südamega. Ja et Hatu mõis on selline hästi lahe koht, kuhu muidu naljalt ei satu, aga seal on erilised energiapaigad, mida mina eriliselt hindan. Aga lisaks on seal ka lihtsalt suviselt mõnus kosutav jõgi koos kiilidega, kes seal ringi lendavad. Ja no see Terri perenaise käsi, mis seal on kõike loonud, kogu seda ilu juba nagu enne festivali, et kui on võimalus, siis tulge ja vaadake ise üle oma silmaga. Et suur tänu teile, naised, kes te siin olite. Eriline suur tänu, kes te jagasite. Ja aitäh teile, armsad. Aitäh sulle ja palju õnne kõigile võitjatele. Super lahe. Kohtumiseni festivali. Ciao.